Oleme jõudnud sellisesse perioodi, kus inimesed üha rohkem ja rohkem hakkavad muretsema maiste asjade pärast, et kuidas maksud ära maksta, kuidas majanduslikult toime tulla, kuidas rahadega välja tulla. Ma olen ise sellises olukorras paar korda oma elus olnud ja 2 korral olen ma kogenud täiesti erinevat tulemust. Esimesel korral, kui ma kukkusin totaalsesse isiklikku pankrotti, siis ma hakkasin sellest ise jõuga välja ronima, töötades 3 ja 4 töökoha peal korraga. Kaua tervis niimoodi vastu ei pidanud, et 7 kuud pidas niimoodi vastu. Teisel korral hakkasin ma muretsema juba enne, kui raha otsa sai. Aga siis ühel hetkel, kui ma töötasin samuti osaliste koormustega 2 töökohal korraga, siis ma tundsin, et üks töökoht vaimselt kurnab mind nii palju, et mul ei ole jõudu ja jaksu teisel töökohal normaalselt eksisteerida, kus mulle meeldis olla. Ja ma kaalusin ühtepidi ja teistpidi ja mõtlesin, et mida ma teen. Et ma ei pea niimoodi kaua vastu, olles varem juba kogenud läbipõlemist ületöötamise tagajärjel. Siis ma langetasin lihtsalt ratsionaalse otsuse ja ma võttesin üles selle töökoha, mis mind vaimselt väga kurnas. Kuigi samas ma teadsin, et mul kaob ära täpselt pool, pisut vähem kui pool sissetulekust, millega ma olin juba arvestanud. Ja kui ma olin selle otsuse langetanud ja ma olin juba selle koha üles öelnud, siis järgmisel päeval tuli mul sellest teisest töökohast lisapakkumine täiendavaks projekti elluviimiseks. Ja ma tegelikult õppisin sellest usaldust, et kui me tegelikult tunneme oma sees, et me ei ole rahul või me ei ole õnnelik või et me oleme vales kohas või me teeme valet asja, siis tegelikult intuitsioon, looja meie sees, Jumal meie sees räägib nii tugevalt ja ütleb, et stopp, seisata, peatu, analüüsi, loobu, usalda. Ja sellest hetkest alates ma õppisin usaldust. Ja nüüd ma pean ütlema, et umbes 3 aastat ma enam ei muretse raha pärast, ma enam ei muretse töö pärast, sest täpselt siis, kui mul hakkab raha otsa saama või saab otsa, siis kuidagi täiesti uskumatust kohast tuleb lisatöö või lisapakkumine või lihtsalt kanne pangakontol. Ja see on kestnud 3 aastat. Ehk siis tegelikult selle 3 aasta jooksul ma pean ütlema, et ma olen olnud hoitud, kaitstud. Ja tegelikult on piiblis üks väga-väga hea lause, et kuidas loomad saavad oma toidu ja kuidas linnudki taeva all saavad oma toidu, et kes nende eest hoolitseb. Ehk siis tegelikult loodus on niimoodi paika seatud, et kui sa juba oled siin, siis sinu eest on ka hoolt kantud nii nagu taevalindude ja metsloomade eest. Tuleb lihtsalt usaldada. Ja kui te olete kuulnud, et Ukrainas olid varjendites või keldrites täiskasvanud lastega, siis kuidas sealt tuli tagasiside, et me sõime ühest küpsisepakist kõik ja see küpsisepakk ei saanud tühjaks. Kui sa usaldad ja parandad meelt, siis tegelikult sinu eest hoolitsetakse, sa oled hoitud, tuleb ainult usaldada.